Pere käisime lõunapausil. Sõite lõunapraadi siis nii-öelda päevapakkumist? Sõime lõunapakkumist, jah. Mis hinnaga saite? Äkki oli 7,50. Mille järgi te siis valite, et mida lõunaks süüa? Maitse järgi. Kala näiteks täna. Ja mis hinnaga võiks siuke hea päevapakkumine olla? 6. Hea toit on ikkagi hea tuju alus. Paljud kas ei viitsi, ei jõua omale mingit toitu kaasa teha. Kindlasti on ju mugavam käia kuskil söömas. Ma arvan, ma isegi kasutaks seda, kui ma kuskil kontoris töötaks. Inimesed hea meelega käivad väljas lõunat söömas, kui on hea pakkumine. Et me tegimegi uuringu koostöös Norstatiga, kus tuli välja, et 21% inimestest pigem ei sööks väljas, aga kõik sõltub hinnast. Uuringu tulemusena oleks mõistlik hind päevapakkumisel 5 eurot ja 50 senti. Täpselt sellise hinnaga Liidos näiteks päevapraadiga pakutakse. Kõige kuumemaks lõunapausi ajaks on restoranide juhtide sõnul kujunenud kella 12 ja 2 vaheline aeg. Kas te olete tähendanud, mille järgi inimesed siis valivad, mida võtta? Neil on välja kujunenud omad traditsioonid. Kes tahab tükilist liha, kes tahab sousti, kes tahab sellist vanakooli värki, nii et täpselt vastavalt inimese maitsele. Sellest uuringust tuli välja ka see, et inimesed on valmis ka tegelikult rohkem maksma. Aga see on see, mis neile tundub nagu taskukohane, sest praegu otsitakse ikkagi neid võimalusi, et kuidas kokku hoida ja kuidas süüa võimalikult soodsa hinnaga. Palju võiks üks lõunapakkumine siis maksta, et oleks hea hind ja hea toidu kvaliteedi suhe? No alla 10 eurot on aktsepteeritav. Ma ei oskagi öelda. See on nii suhteline. Ta võiks ikkagi jääda kuskil sinna niiviisi 4-5 euro kanti ju. Siis on hea hinnaga saadud? No ma arvan küll. No võiks ju olla mingi nagu 2-3. No siin tegelikult nagu ongi. 3 eurot on väike portsjon. Päris hea. Aga praest? No oleneb ju missugune praad. Aga selline korralik praad. No mingi 6 oleks nagu norm. Üle selle nagu oleks veits karm. Kes häid päevapakkumisi otsib, see saab ka internetis ringi vaadata. On olemas eraldi leht, kust linna järgi saab vaadata, mis need hinnad on. Näiteks Tallinnas, kui siit nüüd natukene vaadata, saab keskmiseks selliseks päevaprae hinnaks, ütleme, 8 eurot. Kui nüüd minna edasi, vaatame näiteks Tartusse, on juba soodsam, võib-olla 7 euroga niimoodi keskmiselt. Aga vaatame, siin on ka teislinnas näiteks Jõhvi ja Jõhvist vaadates 4,70, 5,50, siit tulebki see keskmine hind tegelikult välja ja sealt saab siis selle 5,50 päevapraega kätte. Kuivõrd tehtav see tegelikult praeguste hindade juures on, et 5,50 ees pakkuda veel 2 asja tegelikult? See on tehtav. See on tehtav sellepärast, et me soovime pakkuda kvaliteetset ja head toitu. Meil on väga suur valik, nii et me saame seda endale lubada ja seda pakkuda. Tehtav kindlasti, aga lihtsalt mis koostis osadest ja mis kvaliteet. Et see, kui päevapraad oli 5 eurot, see on ikkagi 5-6 aastat tagasi laias laastus. Ma saan aru inimeste muredest, aga me kõik peame ellu jääma nii ettevõtted kui ka eraisikud, et paraku niimoodi on. Ei, see on ikka natukene naeruväärne. Jah, mina ei saa aru, kuidas koolisööklad välja tulevad selliste hindadega. See on tänapäeval täitsa naeruväärne.